Tere, mina olen Kaja. Ma olen sertifitseeritud hüpnoterapeut. Mind huvitavad kõik universumi seadused, kõik, mis on seotud esoteerikaga ja kõik, mis ei ole loogilisele mõistusele iga kord võimalik seletada. Kuigi aja jooksul olen aru saanud, et kõik on võimalik seletada. Ja mida rohkem ma neid asju olen uurinud ja vaadanud, seda rohkem ma saan sellest kõigest aru. Et kõik ongi üks suur kooslus, mida tuleb osata kasutada. Ka meie omaenda mõistus, mis on nagu väga huvitav. Mulle meeldib Marissa Peersi lause, et meie mõistus oleks võrreldav siis hobusega. Et tegelikkuses hobusega sõitmine on kunst. Ja olgem ausad, siis tegelikkuses kiire metsiku hobusega sõita ja galopeerida läbi põllu on vägagi imeline tegevus. Aga kui ma selle hobusega ringi käia ei oska, siis lõpuks ma jõuan sinnamaale, kus hobune läheb lõhkuma ja viskab mu seljast maha. Täpselt sama on tegelikult meie mõistusega ja sellega, kuidas tegelikkuses oma mõistusega ümber käia. See, kui piiritu potentsiaal tegelikkuses on meie mõistusel, see on täiesti fenomenaalne. Mulle meeldib tegelikult see, et seal ei ole ühtegi piiri, seal pole ühtegi piirangut. Ja seal ei ole tegelikkuses absoluutselt mitte ühte takistust saavutamaks ja saamaks elus täpselt seda, mida sa tahad. Viga on lihtsalt selles, et meie endi sees, meie endi peas on lapsepõlves välja kujunenud kahjuks juba uskumused, mis tegelikkuses piiravad ja takistavad meid. Nii et selles mõttes me ise olemegi iseenda takistajad saavutamaks elu, mida me tegelikult unistame või millest me unistame. Maailmas on kõik olemas. Mulle meeldib Tiiodaro ütlus selle koha pealt, et maailmas on absoluutselt kõik olemas meie jaoks. Aga vaat me olemegi ise need, kes ei oska seda küsida. Ja me ise oleme ka need, kes tegelikkuses takistavad nende asjade meieni jõudmist. Mulle meeldib hullult see ütlus, see on nüüd see manifesteerijate üks lauseid on see, et see, mida mina tahan, see tahab ka mind. See, mille poole ma liigun, see liigub ka minu poole. Ja tegelikult ongi nii. Aga miks me ei saa? Väga lihtne. Seal ongi 3 põhilist põhjust, miks me ei saa. Seal kogu maailma hädade juures, mis inimestel ongi 3 põhiviga. Mina võtaks neid oma peas kui 3 suurt puud, mis on mega suured ja millel on hästi palju arusid. Esimene ja kõige suurem ja kõige põhilisem on see, et ma ei ole piisav. Ma ei ole piisav ja see tähendab seda, et ma ka ei vääri. Ma ei ole piisavalt hea, et ma oleks armastatud. Ma ei ole piisavalt hea, et ma saaks, mida ma tahan. Ma pole piisavalt hea ja nii ongi. Ja see on uskumus. Saate aru, see on sinu sisemine uskumus. Mis suunas või mis aru sul seal on, see nagu sõltub sinust endast ja sellest, millise uskumuse sa kujundasid endas või sinu mõistus kujundas sulle.
jah, te võite vaielda, aga kui sügavamalt seda mõelda või lahti seletada, siis tegelikult tuleb see branch alt välja, tuleb see puu sealt välja. Teine suurem puu on see, mida ma tahan, pole mulle kättesaadav. Järjekordselt lapsepõlvest kaasa tulnud uskumus, et ma võin küll tahta, aga see ei tähenda seda, et mina seda saaksin. Inimeste käitumised kõik lähevad selle põhjal sellesse suunda, et sa isegi lõpuks enam ei ürita asju saada ja sa hakkad siis asendama. Noh, siit oleks üks niisugune ehedam näide välja tuua näiteks inimestest, kes töötavad ja ainult töötavadki ja neil ei olegi peale karjääri lõpuks mitte midagi. Ja põhjus võib väga lihtne olla, sest neil on kujunenud arvamus või uskumus, et armastus ei ole, et nad võivad küll armastust tahta, aga armastus ei ole see, mis oleks nagu neile kättesaadav, et nad on nagu sellest välja lõigatud. See on niisugune üks osa. Teine koht on see, et inimesed nagu, noh, me võime siin ju naljaga võtta neid kassiinimesi, eks ole, on ju. Noh, ja kassiinimese puhul tavaliselt tihtipeale lööb nagu pilt ette mingist vanemast daamist, kellel on hunnikus kasse kõik kohad täis. Järjekordselt on tegu sellega, et asendanud armastuse teiste inimeste armastuse, loomaarmastuse vastu, sest nad on kogenud väga valusat kogemust ja lapsepõlves, mis on neid viinud sinnamaale, et ma küll võin tahta armastust, aga see ei ole mulle kättesaadav. Ja isegi, see on nii huvitav, isegi kui kõik asjad liiguksid selles suunas, et see ongi sulle kättesaadav, see on ainult sinu käeulatuses, see armastus, siis sinu olemus, sinu mõistus, kõik teeb selleks, ta täiesti saboteerib seda, et sa saaksid seda, mida sa tahad. Ja lõpuks loobudki ja inimesed loobuvadki. See on kurb asi. Ja kolmas põhjuskumus on siis see, et ma olen teistsugune, ma erinen teistest ja ma ei sobitu siia ühiskonda, mis on nagu väga kriitiline just eriti noorema inimese puhul, just noorte puhul. Sest noorematel on vaja tunda seda, et nad on teistega ühesugused ja nad sobinduvad siia ja nad ei ole nagu, mulle meeldib hullult see laul, et I am alien in New York, Englishman. Noh, et sa nagu ei sobigi sellesse, omast arust ei sobigi nagu ühiskonda, sest sa oled teistest nii erinev, kuigi tegelikkuses see peaks olema justkui nagu hetkel üks kõige positiivsem asi, mis sinuga juhtuda saab, et sa erined teistest. Sest see on sinu bränd, see on sinu mark, see on see, kes sa oled. Sa ei ole see üks hall hiir massist. Mul on nagu nii meeles, kui mu noorem tütar oli teismeline ja kuna mul on komme kogu aeg teistest erineda, siis vägagi palju riietusest olen ma kuskilt teise ringi pealt endale muretsenud just selle mõttega või nagu jah, selle teadmisega, et ma ei taha olla täpselt selline nagu teised, et poodi minnes ongi kõik ühesugused kleidid ja sa oledki täpselt samasugune nagu kõik ülejäänud aga selles mõttes ma ei ole kunagi nagu sisemast tahtnud olla nagu kõik ülejäänud. Et see minu soov või minu karjuv soov olla erinev on nagu mind sellesse ratta visanud, et leida midagi erilist ja kanda midagi erilist ja olla midagi erilist. Siis ta nagu lõpuks juba vaikselt keeldus
sest ta nagu jah, ma pidingi talle riideid ostma nagu tuntumatest brändidest ja ta nagu oleks rohkem teistega ühtemoodi, sest ta ei tahtnud erineda. Kui ma oma vanema tütre peale mõtlen, siis tema nagu on kogu aeg ka nagu pigem nagu teistest erinev olnud. Et muidugi kahjuks küll jah, sealt tuli koolikiusamine, et ta erines teistest, aga vot siit tulebki nagu see, miks noortele või lastele on see nagu olulisem, nagu see tunne või vajadus teistega samastuda või sarnane olla või samaväärne olla või aga jah, modernsel ajastul täpselt samamoodi, et kui sa vaatad vanemat generatsiooni, kes on mingil määral võib-olla jõudnud sellesse taipamisse, et ta ongi omamoodi, siis noored nagu ei taha erineda teistest, mis on nagu ühtepidi kurb, sest see tähendab seda, et see oma raja leidmine võtab kordades kauem aega. Ja muidugi on ka see, et eks noorte puhul on see, et nad otsivad seda tunnetust, kes nad on ja mis nad on ja kus nad kuuluda tahavad ja kes nad olla tahavad, millises grupis nad üldse olla tahavad. See on ka normaalne, kui nad üks nädal on mingis ühes stiilis ja järgmine nädal nad lähevad hoopis välja mingisugust teist stiili katsetama nagu, et täitsa normaalne. Et aga kui isegi mina võtan ennast läbi aja, siis tegelikult ka minu stiil on hästi palju muutunud. Ja see on nagu nii mingilgi määral seotud sinu enesetundest, sisemisest olekust, tujust, millest iganes. Et see nagu muutub, nagu kõik asi ongi muutuv, nagu kõik asi ongi voolavuses. Ja nagu ma eelmises videos ütlesin, tihtipeale inimesed, jah, mitte inimesed, vaid meie mõistus ei kannata asju, mis ei ole meie jaoks tuttavad, siis tegelikkuses sammu pidada eluga, mis peaks olema voolavuses ehk muutuses ehk liikuvuses, teeb see nagu tiba isegi keerulisemaks kohati, sellepärast et pidevalt sammu pidada muutustega, jah, on vahepeal täiesti koormav. Jään isegi vahepeal tead siin takerduma mõnda oma kinnistunud harjumusse, millest ei taha kuidagi loobuda. Aga oled sunnitud, sest elu on nii palju muutunud, et see harjumus enam ei sobindu minu olukorraga ja minu olekuga. Nii et need 3 põhipuud on siis nüüd välja toodud. Ja need on nüüd need põhipuud, mis tegelikkuses saadavad meid ülejäänud elu. Need meie limiteerivad, blokeerivad, takistavad uskumused. Ja nii palju, kui ma elus näinud ei ole, siis just omaenda kogemusest, et sa nagu paned hooga minema, sa oled nagu sellele võidule nii lähedal, et sa teed läbimurde mingis asjas ja siis juhtub midagi. Sa kas hakkad asju edasi lükkama, jääd lausa haigeks, et jumala eest mitte lavale minna. Ja kõik nagu takerdub, sa nagu jäädki sellesse ja kõik vaibub peale seda. Ehk siis see on see, et su oma mõistus korraldaski sulle nüüd kogu selle kaose ära ja sa ei suutnud sellest piirangust ennast läbi lükata, seda purustada ja sa jäädki nagu sinna piiri taha. Nüüd tuleks siin väga ilusti nagu saaks välja rääkida seda universumi seadust, et ükskõik millise piiranguga sa nagu töötama ei hakka, sest ükski asi ei tule tuleb, ma olen nõus, tuleb. Neid muutusi võib tulla üleöö, need on läbi taipamiste. Mina näiteks ise ei ole kogenud toidumürgitust oma elus, aga ma tean, et toidumürgitus oleks üks niisugune kõige lihtsam näide tuua, kuidas tegelikkuses kogu sinu olemus võib muutuda nipsust. Et kui sa muidu nautisid seda toitu peale toidumürgitust, mis toidust sa selle iganes ei saanud, peale seda sa ei võta seda enam suu sisse ka mitte.
et nagu sellised muutused on võimalikud. Aga kui meil sellist nagu idealistlikku momenti ega võimalust ei tule, eks ole, on ju, siis me oleme sealmaal, kus me tegelikkuses olemegi sunnitud siis rahulikumas tempos arenema, tegema praktikaid igapäevaselt, järjepidevalt ja läbi selle siis oma teadvust tõstma, et nendest blokeeringutest vabaneda. Ja viimane minut sul on nagu põhimõtteliselt, sa oled nagu oma läbimurde ukse peal, nagu sa oled oma läbimurdeks juba nagu põhimõtteliselt valmis. Ja siis tekib tagasilöök, kas mingil põhjusel sa ei saa tol päeval seda teha või seal on midagi muud taga. Ja sa nagu annad alla, sa nagu loobud, sest sa nagu tunned, et see ei ole sind kuskile viinud ja muud jutud. Aga tihtipeale universumi puhul just eriti on see, et sind nagu testitakse, et universum saadab sulle neid teste. Et kas sa oled piisavalt tugev, et jäädagi sellesse kõrgemasse energiasse või kui sa saad esimese tagasilöögi, siis kukud sa tagasi sinna alla ja jäädki sinna alla. Sest see on tegelikult see huvitav koht, et need testid on väga huvitavad ja nii mõnigi kord ma ise arvatavasti olen oma selle niinimetatud suure muutuse suutnud ära rikkuda just sellega, et ma nagu tunnen, et ma annan alla, ma ei jõua. Kaua veel, ma olen nagu juba paar aastat seda teinud ja miski ei muutu ja nii edasi nagu. Aga tegelikult ju ei ole asi pisiasjades, tegelikult ongi asi pisiasjades, pigem vastupidi, et sa pead igale detailile väga tähelepanelik, väga palju tähelepanu pöörama. Aga vägagi tihti ongi see, et tegelikult on see meie enda mõistus. Meie enda mõistus on see, mis tegelikkuses meid tirib tagasi, üritab meid hoida pigem ikkagi selles vanas tuttavas tuntud rajas, kus miski ei muutu. Ja mis hoiab meid nagu täielikult paigalseisus, kuna meie enda siseuskumused arvavad, et me pole piisavad, me ei vääri. See, mida me tahame, see nagunii ei ole meile kättesaadav, vahet pole palju pingutad. Või see, me nagunii siia ühiskonda ei sobindu. No need on muidugi igasugused depressiivsete inimeste mõtted samamoodi. Et kui nüüd võtta seda ühindavust ja seda, et me ei taha siin olla ja me justkui ei kõlba siia. Mitte eriti ammu oli mul üks jutuajamine ühe noorema daamiga, kes ütles, et ta nagu ta küll suudab rahu teha sellega, aga ta jätkuvalt tunneb, et ta ei kõlba siia või ta ei taha siin olla nagu, et aga see kõik nagu lähebki sellesse punkti sinna. Et ilmselgelt on ka temal olnud seal mingisugune tõsine dramaatiline situatsioon, millele ta on pannud siukse väga, väga nukra tähenduse, aga see on väga paljude noorte hulgas tänapäeval. Sest vanemad on ise omadega puntras, arvestades olukorda, paljud käivad mitme koha peal tööl, laste jaoks aega ei ole, nad ei saa isegi aru, nad ei oska oma tundeidki seletada, nad ei oska oma endagagi toime tulla ja veel vähem oskavad nad siis nagu aidata seda noort inimest, et see on nagu nukker olukord. Nukker olukord, aga ma tean, et asjad lähevad paremaks. Nad lähevad järjepanu paremaks, nagu kogu minu elu on läinud paremaks. Läbi teadmiste, taipamiste, õppimiste, kasvamiste. Ja mina olen saanud vägagi palju leevendust läbi hüpnoositeraapia, mida ma ka teid kutsun tegema kohe lähiajal.
panen üles hüpnoosi ja meditatsiooni, kumb tundub teile mugavam teha, seda tehke. Ja kõikide nende põhiuskumuste muutmiseks palun võtta ühendust, vaatame, otsime, luurame, mis toimub teie alateadvuses ja nendes uskumustes. Läheme lõhume need piirangud ja blokeeringud ja teie elu hakkab liikuma korduvalt paremas rajas, kui ta siiamaale on. Seniks aga imelist harjutamist, pusimist, endaga töötamist. Kõik kommentaarid, like'id, subscribe'id on teretulnud. Kõik ainult selleks, et minu arvamus, mida mina arvan, jõuaks inimesteni, kes arvavad minuga ühtemoodi. Ja kes ei arva ühtemoodi, ilmselt puudutan ka ma neid. Mitte, et ma tahaks teid ümber veenda, teil kõigil on õigus oma arvamustele, siit ka disclaimer. Et minu sõnad ei ole kui mingid tõsised õpetused või õppesõnad. Võtke siit, mis teiega resoneerub, mis ei resoneeru, laske lahti või jagage kellegiga, kellega te arvate, et see resoneeruks. Seniks aga kõigile imelist päeva ja peatsete kohtumisteni.